Tere tulemast! Mis on Autofix ja kuidas seda kasutada kõige esimesest päevast peale? Teen väikese ülevaate ja tutvustuse Autofix platvormist. Kui oled sinna registreerunud, siis esialgselt tuleb sulle ette selline vaade, kus on siis kalender ja kalendrisse tekivad siis erinevad tööd ehk töökaardid. Ja näitan kohe esimese asjana ära, et töökaardi sisestamine on ääretult lihtne, kui vajutada peale kalendris ükskõik millises kohas, kus on nii-öelda tunnine aeg, vajutad peale ja kliendi sisestamine on alguses, kui mitte ühtegi klienti ei ole, et näiteks paned Elvi, Rebane, siis tuleb see välja ja saad kohe selle kliendi lisada. Ja kui kliendil on sõiduk, siis on 111, näiteks AA, sellegi saad lisada. Ja telefoninumber ka, elvi@nimi.ee. Ja nüüd on see klient, kui me selle pärast siin salvestame, siis on nagu olemas. Nüüd on olemas ka võimalik sisestada nii-öelda populaarsemad tööd või enim kasutatavad tööd igaühel ise, igal töökojal. Ja siin on ainult vaja üks nupuvajutus ja on küljes. Siis arvuti vaates töötab mikrofon, kus saab rääkides selle info ära rääkida, mis siin probleem on, piduriklõtside vahetus, õlivahetus ja auto üldine hooldus. Ja vajutad kinni ja on juba salvestatud. Ja oletame, et see töö võtab aega 3 tundi. Ja nüüd, kui lood töökaardi, siis see aeg siia tuli kirja. Ja nüüd tuleb siis, kui keegi hakkab seda tööd tegema, siis läheb see töösse. Ja nüüd on niimoodi, et avad selle detailsema töökaardi ja siin on võimalik siis näiteks nüüd, kui mingisugused varuosad on ostetud lisakaup, näiteks piduriklotsid. Ja siin saab määrata näiteks piduriklotse on 4 tükki, hind on tal 20 ja siis kohe arvutab hinna välja ka. Ja näed, märkmed on juba üle tulnud ja märkmeid saab siis alati juurde lisada, et autol sai nüüd seda tehtud, seal on probleemid need ja nüüd on salvestatud see ka. Lisaks saab ka siis autost pilti teha ja salvestada nii-öelda enne ja pärast pildid. Et kui mõni klient on selline kaeblikum, siis saab auto ajalugu salvestada ja pildita renderda väiksemaks ehk siis mahu poolest. Ja nüüd on niimoodi, et meil ju tekib see koht, kus on vaja koostada arve. Ja nüüd arve saab siin koostada ja tekivad siis erinevad nii-öelda read, kas siis töö või kaup. Ja nüüd saab minna vaatama, milline see arve välja näeb. Nüüd tuli lahti. Ehk siis arve peal on siis saaja, siin on siis saatja. Ja nüüd, kui inimesele e-maili peale see saata, siin on näed saada e-posti peale, oletame, et saadame selle ära, siis inimesele tuleb arve postkasti ja ta saab sellega koheselt ära maksta, mis viib nii-öelda Montonio pangalinkide lingile ja koheselt saab selle arve ära tasuda. Ja nüüd on niimoodi, et arveid tuleb ju saata ka raamatupidamisse ja siin on linnukene saada raamatupidamisse, salvesta. Ja kui lähed raamatupidamisse lehele, siis on näiteks päeva jooksul tekib palju arveid, siis võid saata korraga kõik või siis ükshaaval. Ja nüüd, kui minna Simple Books lehele või Meritisse või Smart Accounts'i, siis arved saabuvad koheselt
arved saabuvad koheselt nii-öelda sellele tehingute lehele, müügiarved, ja siin on siis, näete, Elvi Rebane viimane arve, mis on raamatupidamisse jõudnud ja sellega rohkem tegelema ei pea. Nii et see on selles mõttes huvitav tööriist, et meil on töölaud, kus meil on kalendervaade, seda saab siis nihutada siia-sinna, töökaarte saab nihutada, kui näiteks mõni töö nihkub, siis saab seda teha. Meil on olemas ka klientide haldus, klientide halduses on andmed, mõni klient soovib maksta arvega, siis maksab ettevõtjana või siis eraisikuna, selle saab teha. Mõnel inimesel on mitu autot, siis saab lisada kas ühe või mitu autot ja tekib siis kliendile tööde ajalugu ja ka arvete ajalugu. Töökaardid on üldised, mis on siis nii-öelda päevalõikes ja terve selle ajaloo jooksul tekkimas. Arved samamoodi ja nüüd on see, et kõiki neid asju saab ka siis arhiveerida. Järgmine hea asi on meeldetuletuste saatmine, ehk siis kui kliendil on hooldusvälp on teada, et tuleb 6 kuu pärast, siis selle hoolduse saab lisameeldetuletuse kaudu saata ja siis saadetakse inimesele meeldetuletus email täpselt 6 kuu pärast. Ja selline see platvorm ongi, mis on lihtne kasutada, mobiilisõbralik. Ehk siis kui inimene võtab töökojas lahti, siis siin on kalender niimoodi sõrmeotsaga liigutatav. Lisaks on veel see, et kui töökojas on mitu tõstukit, siis igale tõstukile tekib omaette kalender. Need on siin üleval olemas. Ja see on ka siis põhiline, näiteks teinekord tõstukit ei ole vaja, on vaba ala, näiteks garaažist väljaspool või garaaži vaba ala peal, kus autot üles tõsta ei ole vaja, saab ka selle kalendri siia teha. Mina tänan.